Vedad on kirjutatud sanskriti keeles. Need on teadmised. Sanskriti keeles vedad tähendavadki teadmised. Ja neid peetakse, õigemini nad ongi maailma vanim kirja pandud tarkus üleüldse. Vedasid on säilinud tänapäeval päris palju. Kunagi tuhandeid aastaid tagasi anti neid edasi suuliselt üksteisele. Mingi hetk, kui inimene hakkas degradeeruma, ehk tema mälu muutus kehvemaks, kõik tema võimed muutusid kehvemaks, siis saad aru, et see on liiga väärtuslik teadmine selleks, et see inimkonnal kaotsi läheks. Ja siis hakati seda kirja panema. Üks suuremaid vedade kirjapanejaid on Vasudeva, kes siis on pannud kirja suurema osa veda tekstidest. Šimad Bhagavatam, Mahabharata, võib-olla olete kuulnud, maailma suurim eepos. Ja vedade see struktuur on väga huvitav ja suhteliselt keeruline, võib-olla esimesel pilgul, kuidas nad on üldse üles ehitatud. Aga võib-olla huvitav on teada seda, et kuskil tänapäeval on säilinud siis kuskil seal miljoni värsi, nad on kirjutatud põhiliselt värsides, kuskile miljoni värsi alla. See maht on väga suur ja ühel inimesel, ühe eluea jooksul see kõik läbi töötada veel niimoodi, et ta sellest midagi aru saab, on üsna keeruline ülesanne. Maailmas on praegu minu teada vähemalt 2-3 instituuti, kes siis uurivad vedasid. Täitsa niimoodi teaduslikel alustel proovivad siis seda süstematiseerida, seda infot seal ja saada neid teadmisi sealt. Ja samuti väga paljud teadlased tänapäeval kasutavad neid algseid vedalikke tekste, nii-öelda oma avastuste siis kinnituseks. Vaatavad, kuidas vedades on sellest asjast räägitud, sellepärast, et see on tõesti uskumatu, et seal vedades on kirjas sellised asjad, mis on tõesti arusaamatu, kuidas inimesed võisid seda kunagi teada. Seal kirjeldatakse detailselt kogu universumi struktuuri, kogu planetaarsüsteem, planeetide vahelised kaugused on kirjas. Seal räägitakse imepisikestest aineosakestest, seal räägitakse ajast täiesti teises mõistes, seal on vedades on defineeritud siis väiksem ajaosak üldse, mis on täiesti arusaamatu, miks inimestel oli kunagi sükest ajaosakest vaja teada. Samuti kui vaadata seda vedalikku kultuuri, kui rikkalik ta on, kui kõrge see kultuur on, siis milles elati siis kunagi, kui ta kasvas välja seal Induse jõe kallastel, siis kus ta tekkis selline kulminatsioon seal kõrge, et see aeg jääb sinna juba tuhandete aastate taha. Ja sealt hakkas ta siis laienema kogu maailma. Ja mingi hetk oli siis niimoodi, et see vedalik kultuur koos oma teadmistega oli siis kogu maakera, kogu maakultuur. Selle kohta on väga palju faktilisi tõendeid ja on kirjutatud väga palju raamatuid, kuigi sellest meile koolis midagi ei räägita. Ja et lihtsalt meile eestlastele seda natukene lähedasemaks teha, siis ma olen ise seda teemat päris palju uurinud. Ja on sellised huvitavad faktid näiteks, et kui keegi teab, siis Liivimaa kroonikas räägitakse, kuidas meile toodi siis ristiusk, kuidas mõõkti siis nii-öelda siis pühakirja. Ja viimased kantsid, mis võeti siis 1227, kui ma ei eksi, olid seal Saaremaal siis Muhu ja siis Muhust järgmine kants. Tule ütelda nimi meelde. Oli siis viimane, mis siis vallutati nende ristisõdijate poolt, keda siis seal väidetavalt oli mingi 20 000, nad olid seal põhiliselt Lätist. Ja Liivimaa kroonikas on mitmes kohas kirjas, et eestlased hüüdsid oma jumalat. Kes on keegi kuulnud, mis see eestlaste jumala nimi oli siis? Taara just. Taara Pita on seal see jumal, mida on siis öeldud, et see oli eestlaste jumal, Taara Pita. Ja sellest viimasest kantsist 10 kilomeetri kaugusel on Kaali kraater, see kuhu kukkus see suur meteoriit kuskil 3000 aastat tagasi.
ja sellele Taro-Pitale on antud väga erinevaid selgitusi siin, Lennart Meri, siin Urmas Sutrop, siin paljud ajaloolased on oma nii-öelda selgitus sellele. Aga ma räägin teile lühidalt ühe huvitava loo. Vedades on kirjas Shiva, kes teab, kes on Shiva, olete kuulnud? Shiva on Brahma poeg, kes sündis Brahma 3. silmast, kui Brahma vihastas. Brahma on meie esiisa. Shiva oli tema äiepapa, siis Daksha, oli väga negatiivselt tema suhtes häälestatud ja Shiva naine Sati tahtis ükskord minna oma isa korraldatud suurele peole, õigemini ohverduspeole. Shiva ütles, et ära mine sinna, isa solvab sind jälle. Sati ikkagi läks ja loomulikult Daksha ütles seal solvavaid sõnu Shiva kohta ja viis siis oma tütre sellest selliseni, et Sati võttis endast elu. Lihtsalt tõstis oma energia, pani ennast põlema ja jättis selle keha. Ja kui Shiva sellest kuulis, ta sai väga vihaseks muidugi ja tuli kohale, võttis siis oma kalli naise õlgadele ja hakkas suurest vihast ja kurbusest tantsima. Võib-olla teate, et Shiva hakkab tantsima, see on Nataraji nii-öelda aspekt temast, siis kui Shiva hakkab tantsima, siis kõik hävineb, materiaalmaailm hävineb. Ja universumis hakkasid siis juba esimesed märgid sellest hävinemisest, pooljumalad sattusid väga suurde paanikasse ja kutsuti kohale siis Vishnu, kellest siis see materiaalmaailm vedade järgi siis algselt välja, kellest siis kõik tuleb. Ja Vishnu võttis oma ühe relva, Shadarshana Chakra, ja lõi selle Sati, kes oli Shiva seljas, 108 tükiks. Kui see keha ära lagunes, siis Shiva viha rauges ja lõpetas tantsimise universumi alles. Ja võtin, et Sati keha tükid langesid maa peale. Enamus nendest langes ookeanisse ja veesisse. Aga kuskil siis 50-52 osa tema kehast langes maa peale. Ja neid kohti, kuhu nad langesid, neid nimetatakse piitadeks. Piita tähendab sanskriti keeles koht või iste. Ja tara tähendab sanskriti keeles täht. Ehk siis tara piita on koht, kuhu langes täht. Ja Sati, kui ta jättis kehad, järgmises ta kehastus Parvati naine, kes on Shiva kaasaine, kes on sama, kes Sati tegelikult. Ja üks siis Parvati vorm on Durga, olete võib-olla kuulnud. Durga teine nimi on Kali. Nii, Kali kraater. Ehk siis seal vanad eestlased, nad kindlasti kummardasid Durgat. Selle kohta on faktilisi andmeid. Ja ei ole kahtlust, et neil olid teadmised veedatest. Et see toimus siis kõik 1200 alguses. Ehk, et Eestis oli teatud mõttes veedaliku kultuuri säilmed sellel ajal, enne kui meile siis toodi kõrgkultuur. Et selles mõttes ja meid siis kutsuti paganateks, mis siis ladina keeles tähendab maakad põhimõtteliselt, nagu maainimesed. Kummardasid mingid puunukke, mis tähendab seda, et eestlastel olid konkreetsed veedalikud jumalused. Jumalaga oli isiksus aspekt nendel ja tõenäoliselt see ei olnud enam see puhas veedalik kultuur, aga selle säilmed olid täiesti kindlalt olemas. Ja veel üks huvitav fakt on Liivimaa kroonikas see, et seal on öeldud, et eestlaste hääled olid raamas. Seda ei osa mitte keegi selgitada. Aga raama, olete kuulnud, on Ramayana, üks suur eepos on Indias. Raama on üks siis Vishnu inkarnatsioon, kes siis kehastab õiglust ja moraali. Ehk siis eestlased üüdsid lihtsalt õiglust, nad üüdsid raamat, ehk siis nad olid usklikud inimesed kõik vanad eestlased ja nad üüdsid jumalt appi. Lihtsalt see oli täitsa absurd, mis seal tehti, seal tuli 20 000 meest, sõitsis 1000 mehest üle, osad tapeti ära, osad võeti vangi ja need, kes vabatahtlikult alistatud, neid ristiti. Ja pärast tuli niimoodi, et
tuli tervelt Saaremaalt, siis kõik inimesed lõpuks ütlesid, hea küll, me võtame teie usu vastu. Ja inimesed käisid, seal sai siis 6 siis preestrit ja siis ristlesid niimoodi kõik inimesed järjest. Niimoodi said neist ristlased. Ühesõnaga siuke väike lugu veedadele sissejuhatuseks, et veedadest tuleb kõik, me ei tea, kui palju isegi veedast. 7-päevane nädal on veedadest. Veedakultuuris on 7-päevane nädal. Seotud 7 planeediga. Monday, kuupäev, Saturday on siis Saturn, veedalikust astroloogiast. Ja veedadest on, mis veel, 10 numbrisüsteem, samuti veedakultuurist. Meile seda koolis millegi pärast ei õpetata. Siis näiteks Srimad Bhagavatam, mis ma olen ise lugenud, kirjeldatakse seal ühte dünastiat, kus siis, jadudünastiat, kus siis seal on nimelised kirjas, kuidas siis selle dünastia liikmed läksid siis nagu erinevatesse regioonidesse, näiteks Kreeka ja Türgi, ja lõid seal oma dünastia. Ehk siis tegelikult ka Euroopa kultuur on tulnud sealt nagu veedalikult aladelt. On välja sealt kasvanud. Sanskriti keel on kõikide sisust, kõikide keelte ema, vähemalt inglise keel, vene keeles, eesti keeles, väga palju sõnu. Kui sa näed, vaatad sanskriti keelt, siis on see tüvi. On sealt pärit. Kõik teevad karma, jooga, sellised väljendid on tänapäeval väga laialt juba levinud. See on kõik veedalikust kultuurist. Ja veedad sisaldavad kõike. Veedad sisaldavad kõike, mida inimesel vaja on. Ta on teatud mõttes, ta on meie jaoks nagu kasutusõpetus. Et kui me ostame mingi seadme või kasutame mingit mida iganes, siis ta on kaasas manuaal kasutusõpetus. Täpselt samamoodi on veedad on inimese jaoks kasutusõpetus. Kuidas me peaksime elama, kuidas me peaksime oma tervisest hoolitsema, kuidas me peaksime üksteisega suhtlema, mis on meie elu eesmärk ja nii edasi. Kõik on kirjas. Mitte midagi ei ole võimalik teilt isegi välja mõelda, sellepärast et veedad on selle algse tõe lähtepunkt. Kui me mõtleme loogiliselt, siis kõik, mis meil on, kõik teadmised, kõik oskused, me oleme need kõik kellelgi saanud. See, mis ma teile räägin, ma ei suuda kust asja ise välja, ma olen selle kuskilt saanud, ma olen saanud oma õpetajalt, ma olen lugenud seda raamatust, raamat on pannud keegi kirja. Ja vaata, kui me nüüd läheme seda ahelat mööda nagu edasi, sest ka minu õpetaja on need kellelgi saanud. Ja see, kellelt tema on saanud, on need omakorda kellelgi saanud need teadmised. Ja kui me nüüd läheme seda ahelat mööda, siis me lõuame välja sellesse algpunkti, mida nimetatakse absoluutseks tõeks ja mis on tegelikult veedad. Ja see lähteallikas, see on jumalik. See on nagu selline jumalik aspekt, kust tuleb siis absoluutne tõde hakkab pihta. Edasi, erinevad osad siis veedadest on mõeldud erinevateks asjadeks, seal õpetatakse, kuidas sõda pidada, seal õpetatakse, kuidas tantsida, seal õpetatakse, kuidas laulda, kuidas lapsi kasvatada, kuidas maju ehitada, kõik eluvaldkonnad on kaetud. Ja vot see osa nüüd, mis õpetab siis inimest, kuidas inimesel oleks hoolitseda, seda osa nimetatakse ajurveedaks. Ajur tähendab elu või siis ka pikaealisus. Ja veeda, nagu ma ütlesin, sanskriti keeles tähendab teadmised. Ehk siis ajurveeda on teadmised sellest, kuidas elada kõrge eani ja väga kõrge eani ja vanaks elada. Loogiliselt on võimalik siis, kui me oleme terved ja õnnelikud.